Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 122 osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna on külas naisterahvas, kes vist esiti jõudis minu teadvusesse ikkagi läbi paikuse ja läbi Panoke, aga muidugi ei või kindel olla. Kohe uurin. Tere tulemast, Marika Valter. Tere! Tuleta nüüd mulle meelde, palun, kas sina mäletad, kunas meie esimene kohtumine ilmselt oli see raadios, aga ma kahtlustan, et see ikkagi oli veel kuidagi Panokega seotud, enne kui sa veel minu mäletamist mööda Paikusel osavalla juht olid, et või? Ma arvan, et seal võis olla kaks võimalikku teemat, kas oli läbi Panoke ja üritusega Põmm, mis oli Paikuse õhtune matkamäng, aga samas oli ka üks tore kohtumine, kus me käisime Anneli Pridoliniga koos ja see oli autodroomi teema. Vot seda mälestust minul isegi pole hetkel. Ja istusime seal stuudios ja ma mäletan, et minu arvates me arutasime seda. Autodroomi või? Minu arust oli, jah. Võib küll olla. Väga põnev. Alustame siis sellest, et mis on sinu Paikuse lugu? Kui kaua oled sina olnud Paikusega seotud? Sünnist saadik. Hästi lihtne. Kogu minu teadlik elu ongi olnud Paikuse. Kuigi tõsi, ma olen elanud mingisuguse lühikese 1,5–2 aastat ka täiesti Pärnu südalinnas. Paradoksaalselt Suursepa tänaval, aga mitte linnavalitsuse hoones. Aga milline on siis sinu Paikuse lugu nii-öelda, et mis on sinu jaoks Paikuse? Kodu. Minu jaoks on Paikuse kodu ja minu jaoks on Paikuse juured, sest tegelikult nii palju, kui me oleme oma suguvuse ajalugu nagu tagantjärgi uurinud või saanud nii-öelda tagasi üldse liikuda, siis nad ikkagi ulatuvadki sinna Reiu jõe kallastele ja samuti ka tegelikult osa on olnud ka Tammiste poole peal, nii et kuidagi läbi lõhki aastasse 1700, kui on üldse veel võimalik, sest teatud andmeid ju peale, nii-öelda ennem seda on väga, kui üldse võimalik kuskilt leida. Et ütleme siis nagu kohe mitme põlve pealt ikkagi. Täiesti läbi lõhki juurdub Paikuse siukene, tahaks öelda siuke jurakas nagu. Tõsi, mul on emapoolne suguvõsa, ei ole Paikusega seotud ja nemad on hoopis teises kandis. Nemad on, ma ei tea, kui palju pärnumaalased teavad, ütlekse junnutemaks ehk Mihkli kant. Et hoopis sealt poolt, nii et selles suhtes on täiesti 2 eraldi liini kokku tulnud. Mis on see, mis sind on hoidnud Paikusel? Et üks on jah see, et see on kodu, on ju. Et aga mis on see, miks sa oled jätkuvalt otsustanud Paikuse kasuks? Paikuse on parim koht, kus elada. See lihtsalt on. See ei ole lihtsalt nagu selline tavaline slogan, et Paikuse on parim koht, kus elada. Ta tegelikult on ka, ta on niivõrd keskuslinna lähedal. Sul on seal kõik võimalused, aga sul on seal oma rahu. See on rahu, mida ma nagu kindlasti vajan, et sa saad ennast nagu laadida oma metsade keskel. Mul on hästi oluline, et ma näen seda veesilma ja näiteks tänasel ametil mul ju tegelikult õnnestub ka kodukontorit teha, kuigi tõsi, ma liigun hästi palju üle Eesti ringi, aga on üksikuid päevi kuus, kus ma saan kodukontoris olla ja istuda hommikust õhtuni ja teha oma koosolekut läbi arvuti. Siis tegelikult ma armastan seda teha elutoas diivani peal, vaatan nii-öelda nagu parem aknast välja ja siis ma nagu maandan ja laen ennast sellest jõest, mis sealt välja paistab, et see on nagu mõnus. Ja siis on selline rahulik keskkond, et ei ole karjumist, ei ole närvilisi inimesi. Ja Paikus on toredad inimesed, päriselt. Meil elavad hästi toredad kodanikud, tugev ühiskond, kogukonna tunne on, et me ei tülita üksteist, aga samas me käime kõik läbi ja samas me kõik teame, kuidas keegi parasjagu kuskil nagu hakkama saab. Ja kuidagi nagu vaikimisi kokkulepe, et sa nagu näed, mis naaber nagu teeb ja sa hoiad kogu aeg nii-öelda nagu heas mõttes turvaliselt silma peal, et tegelikult on mul ka olnud nii palju ägedaid kokkusattumisi, kus ennast näiteks ei ole kodus, siis naaber helistab, kuule, sul on mingi võõras auto tekkinud, et ta ei ole tavapärane auto. Siis okei, väga hea, et siis vaatad. Selles suhtes nagu sa oled kogu aeg hoitud ja see on nagu turvaline, mõnus. Mis teeb ühest kogukonnast sellise turvalise ja mõnusa?
et kas see sünnib nagu ajaga läbi inimeste sellise avatuse või mis teeb siis selle kogukonna selliseks hoidvaks? Ma arvan, et see sünnib läbi aja. Ma olen üsna kindel selles, ma olen nagu ise juurelnud seda, et iga kodanik, kes elab nii-öelda kinnistüübi juurtega oma kodupaika. Küsimus on võib-olla pigem selles, kui pikalt ta selle kodupaigaga seotud nagu on. Ja kindlasti on suur vahe ka selles, et kes on selle paikkonnaga seotud läbi juurte. Kas ta on seal nii-öelda elanud ise sünnist saadik, on tema vanemad, vanavanemad, veel vanavanemad olnud või on ta näiteks sisse rännanud heas mõttes 70-ndatel, 80-ndatel, 90-ndatel või näiteks mõni hea aasta tagasi või alles tuleb sinna, et see kindlasti on erinev. Ka see, kuidas sa nagu tunned, mida sa tahab panustada ja see kodukandi tunnetus. Et ma tegelikult endises ametis nägin seda ka väga palju. Ma kindlasti ei taha öelda seda, et nüüd nii-öelda need vanemad olijad ütlevad, mida te nüüd uued tulijad nagu teate. Et seda kindlasti mitte ja mul on nagu hästi hea meel näha ka, et ka hilisemad sinna paikusele elama tulnud inimesed, nad kohanevad üsna kiiresti ja ka sealt sirguvad selliseid aktiivseid, säravaid isikuid, kes nagu seisavad ja tahavad nagu seda paremat elukeskkonda kogu kogukonnale nagu pakkuda. Ja, mis su küsimus nüüd lõpuks oli? Sa vastasid väga hästi. Ja, et kuidas see kogukonna tunnetus või tugev kogukond sünnib, et sa väga hästi sellele vastasid ära. Isegi siis, kui sa arvasid, et sa läksid kusagile rändama. Tegelikult ei olnud. Aga sina ja poliitika. Kunas sa poliitikasse läksid? Poliitikasse ma läksin, nüüd ma võin eksida, aga äkki oli see 2010-11. Jah. See oli huvitav aeg. Nii. Ja, see oli üks huvitav aeg. Meil oli just käimas Riigikogu valimiste eelne aeg. Meil oli Kristo Abakokk, kes ka kandideeris ja tema oli hästi tugev kandidaat. Ja kuna me tol ajal, tema figureeris hästi palju ka Pärnu peale, me tegime hästi palju toredaid ühiseid tegevusi ja projekte just kogukonna teemadel. Siis tema koondas endale sellist aktiivset toetusmeeskonda. Ja siis ma kuidagi sattusin sinna nii, et selles suhtes see oli hästi tore periood. Mitte, et nüüd hilisem ei oleks olnud. Praegult on ka väga vahva. Aga nii ma sattusin. Kui sa nüüd vaatad tagasi sellele perioodile, kui sa sattusid ja seda, mis on nagu täna nii-öelda, kas see aeg on kuidagi muutunud, kuidas sina tunnetad? See on hea küsimus. Ma võiks öelda niivis, et jah, on küll muutunud. Inimesed on kurjemaks läinud. Ei. Tegelikult inimesed on kurjemaks läinud, anna andeks. Selles suhtes, et suures pildis on ju kõik vahva. Jah, aga ühiskonnas on sellist kurjust ja ärapanemist rohkem. See on lihtsalt nii on. Ja kuidagi sellist, et nagu vähem üksteise vastu lugupidamist ja rohkem seda, mis sülg suhu toob, seda ma kohe ütlen ja ta ei pruugigi tegelikult inimlikult üldse tahta pahast öelda. Aga see kuidagi, see tunnetus on kuidagi nagu ära nagu hajunud, et kus maalt oleks siiski nagu viisakaks nagu jääda ja on ka ju tegelikult võimalik oma arvamust öelda lahkemal moel, mitte niiviisi, et ma tahan meelega tigedalt välja elada. Et see võib olla, ma tahaks küll öelda, et on ajaga muutunud. Ma ei taha nagu nii-öelda kurtma hakata, aga ma lihtsalt toon nagu näite, kui sa küsisid, et mis aja jooksul näiteks poliitikas muutunud on. Kui sa vaatad kas või volikogu istungeid, toonaseid ja vaatad tänaseid, siis kui sa ka arutad või räägid nende inimestega, kes olid tollal volikogus ja nad vaatavad tänaseid istungeid, siis nad tegelikult, nad ei saa nagu aru, et tollal oli nagu see ikkagi auasi üksteisest lugu pidada, üksteise arvamus kuulata, mitte ära panna. Sa läksid väärikalt sinna ja sa tegelikult ju väärikalt ka seisid selle eest, et see meie oma pisikene Pärnu või oma pisikene paikuse või ükskõik millisest KOV-is me parasjagu räägime, et me tegelikult jääme ühist asja. Inimesed on sulle oma hääle andnud, sulle mandaadi andnud. Sinu arvamus on ka oluline. Ükskõik kas oled siis koalitsioonis või opositsioonis. Ma nagu ei kurda, ma lihtsalt nagu toon nagu näite, et see erinevus kindlasti on.
eks toona ka vaieldi ja see ongi okei, mõlemad osapooled peavadki vaidlema. Lihtsalt küsimus on kuidagi selles, et selline viisakus on nagu kuidagi nagu ära kadumas. Aupaklikkus või austus üksteise vastu, et see on nagu kurb. Et see on nagu see koht, et kas vaieldakse nagu isiklikul tasandil või siis ideoloogilisel tasandil? Jaa, täpselt, ma olen täiesti nõus, et mida ma nagu ise ka ütlen, ärge mingem poliitikas isiklikuks. No see on nii vale, et selles suhtes, nagu sa ütlesid, vaielgem ja arutlegem ideoloogia üle, teemad üle ja vaadakem avatult kõiki vaatenurki, sest et alati üks vaatenurk ei pruugi olla see puhas lõplik tõde. Loomulikult ei pea alati arvestama, et kui nagu suur hulk näeb ühtemoodi ja nüüd üks või kaks näevad teistmoodi, nüüd teeme kindlasti nagu need kaks vähemusest teevad, aga tuleks kuulata ja päriselt kuulata, et kas seal on ka sügavam mõte taga ja kui seal sügavam mõte on taga, siis äkki on need integreerida siiski nagu kokku, et kõik võidaksid. Võib-olla ma olen liiga idealistlik, ma ei tea. Mina olen sinuga samas paadis et ma leian ka, et arvamused on väga olulised, kuna seal ongi see nagu vaidlustes see heas mõttes lõplik tõde on ju. Iseasi on see, kuidas see arvamus edasi antakse, et see on nii oluline. Ja mida rohkem on seda plähmerdamist, sõna otseses mõttes plähmerdamist ja nagu lihtsalt ärapanemist, seda vähem ka need päris ja head ideed ju esile pürgivad. Et nii kaua, kuni me paneme ainult isikutele või inimestele ära, siis me tegelikult ei tegele selle asja edasi viimisega nii-öelda. Ja tegelikult on selle juures ka kurb see, et selle kohta ju on ka kuldne tõde, et poliitikas sõpru ei ole. Olgu, tegelikult tahad öelda, et inimlikult me ju saame ju kõik läbi ju käia. Me ju kõik elame siin, on ju ebanormaalne, et sa elad ühel tänaval ja vihkad kõik. See ei ole võimalik lihtsalt. Kuidas sa üldse siis nagu elada saaksid? Või siis ma ei taha öelda nagu tänases päevas seda, et täna vihkan, homme vihka. Et tegelikult on see ebanormaalne, et ei tohi minna isiklikuks. Et maailmavahted võivad olla erinevad. Ja see on okei, see on aktsepteeritav. Aktsepteerigem üksteist nagu kuulakem, püüdkem mõista ja see on fine. Aga jah, et oluline on see, et jäägem inimesteks. Ja ma tahaks öelda, et jäägem inimestes kõikides valdkondades, ükskõik, kas me räägime poliitikast või me räägime mingisugustest ametikohtadest, et ma olen näinud ka seda, kuidas mõnes ettevõttes näiteks, kui inimene saab kõrgema positsiooni, lihtsalt katus sõidabki ära. Ja siis tahaks talle öelda, et aga jää inimeseks, et täna oled sina seal üleval, aga homme vangerdub elu ümber. Tegelikult on nagu kurb, et ma ei ütleks, et me räägime ainult poliitikas. Tahakski öelda, et see on tegelikult läbivalt igas valdkonnas niiviisi. Kuidas sina oled selle kõige sees suutnud enda vaimset tervist hoida? Sest et see ei ole lihtne, kui lennatakse peale lihtsalt peale lendamise eesmärgil, eks ju. Et nii palju, kui mina siin näen, oled sa alati särasilmne, nägu naerul on ju. Aga ma ei saa nagu nõustuda või ma ei usu seda, et see üldse nagu ei puuduta. Et järelikult peavad olema sul mingid väga head mehhanismid, kuidas sa sellega toime tuled. See on väga hea küsimus. Esimesena mõtlesin, et ma ei tea, et mul oleks keegi peale lennanud. Et võib-olla see on mõtestamise taga nagu kinni. Et kui keegi ongi peale lennanud, ma palun vabandust, kui keegi on ja ma pole sellest aru saanud, siis ma püüan mõista, mis selle emotsiooni taga tegelikult on. Ma arvan, et siin, kus juures on hästi palju aidanud kaasa mulle kõik eelnev töö, mis on noortega olnud seotud. Sest et noored teadupärast oma emotsioone suudavad vallata palju, kuidas ma siis ütlen, keerulisemalt kui täiskasvanud inimesed. Kuigi ma ütlen tänases ühiskonnas ka täiskasvanud palju avatumad. Et ma arvan, et see võib tulla äkki sellest perioodist, ma tohutult tänulik kogu oma toredale elule, sest et ma õpin iga päev midagi. Ja ma arvan küll, et see ilmselt tuleb äkki sellest, et ma ei näe, et see oleks nagu isiklik rünnak. Seal on kindlasti oma põhjus, ma tahaks nii-öelda nagu tuumani jõuda, ei ole olemas pahasid inimesi, valbu inimesi, neil on mure. Kuskil peab olema juurtuum nii-öelda. Ja kui sa sinna lõpuks jõuad, siis on see võimalik ära lahendada. Kuniks sa sinna juurtuumani jõua, siis ei saa ka lahendust leida. Ja tihti peale
kui näiteks inimesel ongi mure ja tal on see mure nii-öelda nagu kasvanud nii suureks, siis sinna tulebki nii-öelda emotsioon taha. Siis on see okei, ta peabki emotsiooni nii-öelda nagu ära vallandama selle jaoks, et selle nii-öelda sisuni lõpuks nagu jõuda. Nii et ma tegelikult ei ole nagu tundnud, et keegi oleks ülekohtuselt kuidagi nagu peale lennanud, sest neil tegelikult on päriselt olnud järelikult mured ja see on palju olulisem, et aru saada, et lahendust hakata leidma. Mulle tundub, et et rohkem inimesi võiks olla seotud kõigepealt noortega töötamisega, siis on see oskus mõista palju suurem. Noh, muidugi. Jah, ma arvan, ma ei oska sulle vastata, et kas on nüüd nii-öelda nagu kuldne reegel elutõde. Ent ma ütlen, et ma ei näe, et see oleks olnud halb kogemus. Vähemasti ma arvan, et ma olen õppinud palju. Seda oskavad teised paremini öelda kõrvalt. Ma ei tea. Aga miks mul see mõte tuli, et ma tahan sinuga jutustada, see peamine mõte oli see, et sa jagasid enda kontol Facebookis pilti ja mingit sisu maakondlikud arenduskeskused. Siis ma mõtlesin, huvitav, ma tegelikult ei teagi, mida Marika tänapäeval teeb. Nii, Marika, millega sa tänapäeval seotud oled? See on ka üks tore ja vahva küsimus. Täna olen ma tõesti seotud maakondlike arenduskeskustega. Neid on kokku Eestis 15, ehk siis igas maakonnas on üks maakondlik arenduskeskus. Minnes veel keerulisemaks, kas neid nimetatakse lühendatult makkideks või neid nimetatakse marodeks. See sõltub juba sellest kontekstist, et mis juriidiline keha seal täpselt juures nagu on. Aga tõepoolest need 15 maakonda on mõned head aastad tagasi otsustanud, et nad loovad endale katusorganisatsiooni, kes siis koondab, esindab nende ühiseid vaateid ja esindab neid siis erinevatel läbirääkimistel, arenguprotsessidel, partneritega suhtlemisel, näiteks ka katus ürituste eestvedamisel, võtame näiteks kas või ettevõtlusnädal, siis jah, tõepoolest on olemas või loodud selline vahva organisatsioon nagu maakondlikud arenduskeskused ja ma toimetan seal täna tegevjuhi rollis. Mul on kohe nii palju uusi küsimusi, nii hea sa siin oled. Nii, mis on siis maki ja mis on maro, et mis see erinevus siis nagu on? Ja maki ja maro vahe, ütleme niiviisi, kõige põhilisem erinevus on ilmselt see, et makid ehk maakondlikud arenduskeskused, enamik neist tegelikult on juba taasiseseisvumise ajal loodud ja nende kaks põhisuunda või fookust, millele nad kõige rohkem nii-öelda keskenduvad, ongi ettevõtluskeskkond ehk ettevõtjad, ettevõtlus ja teine on siis nii-öelda kodanikuühiskond. Ja ma ei tea, kas me lähme kohe nagu täpsemaks? Nagu lähme kohe täpsemaks, räägime selle maki teema nii-öelda ära. Just, siis ütleme niiviisi, et ettevõtlus poole pealt tegelikult konsultandid nii nõustavad, sinna alla käib alustavate ettevõtjate toetamine, nõustamine, mentorlus, kui nad tahavad näiteks starditoetust omakorda taodelda, siis nad saavad tulla nõustamisele. Tehakse infopäevi, tehakse koolitusi, tehakse seminare, arendatakse, tehakse klubisid, ettevõtlusklubisid, mis iganes kõik, mis nii-öelda toetab ettevõtlust ja ettevõtjat. Ja meie fookus enne kõike on mikro- ja väikeettevõtjad. Kui ta juba läheb suuremasse nii-öelda tasemesse, siis tegelikult ta juba liigub edasi eisi alla, ehk siis seal on juba arenguhüpped ja nii edasi, kui me juba räägime 20 pluss miljonitest. Ja siis näiteks, kui me räägime kodanikuühiskonna poole pealt, et mida teeb meie vabakonna nõustaja, siis tegelikult kõik, kes sinna alla kuuluvad, MTÜ-d, seltsingud, kui nad tahavad luua mida, kui nad tahavad mingitesse programmidesse projekti kirjutada, kui nad tahavad saada toetust, mentorlust, täpselt samamoodi, aga sinna alla võivad kuuluvad tänasel hetkel korteriühist või võtame näiteks elanikkonnakaitse teemad, tegelikult kõik, mis on vabakonnaga seotud teemad. Ja nüüd see oli nii-öelda nagu makkide kaks sellist suunda. Marode puhul toon siis juurde selle, et seal on omavalitsuste liit nii-öelda nagu omapoolselt juurde tulnud. Ja seal on tõenäoliselt neid funktsioone või rolle ja tiba rohkem. Võtame näiteks Pärnumaa poole pealt lihtsalt näitena, on kas siis terviseedendus seal juures, on seal turvalisuse nõukogu juures, on seal hariduse pool, kultuuri pool, on seal noorsootöö näiteks juures. Et lihtsalt nii-öelda see ampluaa on tiba nagu laiem. Ja kui me vaatame Eesti mõistes,
siis Eesti mõistes meil tegelikult on ju 15 maakonda, siis täna marosid on meil 7 ja makke on hetkel 8. Tõenäoliselt suundumus on ka riikliku nägemuse ja toetuse poolt, et tegelikult mõistlik oleks minna üle marode peale kõikjal. Saame õigesti aru, et Pärnumaal on siis maro, et kus meil juba ikkagi nagu on nii arenduskeskus kui ka siis omavalitsuste liit nagu põimunud oma vahel. Mida teeb tegevjuht selles organisatsioonis? See on ka hea. Tegevjuht teeb kõike seda, mida 15 juhti soovivad. See on aus vastus. Tegevjuht on suhete korraldaja riigisektori ja maakonna arenduskeskuste vahel. Ta koondab kokku kõigi 15 maakonna nägemused, püüab leida sealt konsensusliku ühise vaate ja läbirääkimiste laua taga ükskõik siis millises valdkonnas esindada ja seista selle eest, et kõikides maakondades arengud saaksid jätkuda ja leida ka võimalusi rahastuste jaoks, aidata ühiselt kirjutada projekte. Näiteks just hiljuti me lõpetasime ühe Majandus-kommunikatsiooniministeeriumile ühe ühistaotluse tegemise, kuhu on kaasatud Kagu-Eesti ehk Valga, Võru ja Põlva ja Jõgeva. See on ka väga huvitav projekt, kui me sellele toetuse saame, siis tegelikult sellele 4 maakonnale saab olema väga jõustav areng selle eesmärgiga, et kui see toetus saab, siis järgneva 2 aasta jooksul või isegi natuke tiba rohkem, oleneb millal see projekt nii-öelda peale nagu algab, siis on võimalik viia läbi ettevõtetes sellist analüüsi, kus nad saavad nagu hinnata, millist vajadus nende personal parasjagu tööturul vajab. Kas neil on vaja tööturul uusi kogemusi, koolitusi, mingeid arenguid, kas neil on vaja täiesti uut suunda, mis on nii-öelda takistuseks, et meie inimestel oleks jätkuvalt motivatsioon ja kõik võimalused selle jaoks, et tööelus edasi toimetada. Ja samas, kui mul on organisatsiooni ehk ettevõtte poole pealt motiveeritud inimesed, kes saavad ise ennast edasi arendada, olgu siis ka spetsiifilises ühes valdkonnas või hoopis täies mingis muus suunas, siis ükski ettevõtja ei taha, et tema juures töötaja ära läheks. Ja kui tal on nii-öelda võimalus seda pakkuda ja sul tuleb nii-öelda nagu projektidest rahaline tugi selle jaoks juurde, et sa saad ka oma töötajaid koolitada, siis on nagu puhas hüve selle jaoks, et see töökaadri voolavus ei oleks enam seesugune ja sa saad ettevõtjana või siis juhina olla kindel, et sul on päriselt motiveeritud inimesed ja sa saab meeskond edasi arendada ja sul on palju paremaid tulemusi võimalik ettevõtluses luua. Et see on nagu üks selline suund, mida see projekt hakkab tulevikus siis toetama. Ma mõtlen, et sa oled ikkagi nii ihu ja hingega pärnumaalane, et kuidas sa suudad seal olla erapooletu? See on väga hea. Kui ma enne kunagi olin nagu ihu hingega paikus inimene, siis minust sai nagu ihu hingega nagu natuke suuremalt Pärnumaale, siis nüüd ma võin öelda, et minust on saanud ihu hingega Eestimaale. Päriselt ka, et tegelikult on kõik 15 maakonda mulle ääretult olulised. Ja see on hästi rikastav vaadata olnud. Ma olin kunagi ametis ennem 21. paralleelselt natuke olin ühes ametis veel ka sellises kohas, kus mul oli 3 maakonda. Oli Viljandimaa, Pärnumaa ja Saaremaa. See oli nii äge, see oli selles suhtes nagu, et muidu vaatad, et me oleme kõik eestlased. Ja siis ma nagu nägin, kuivõrd erinevad on mulgid, kuivõrd erinevalt on mõtteliselt pärnumaalased ja kuidas hoopis mõtlevad saarlased. Siis tänasel hetkel on mul nagu 15 maakonda ja tegelikult nad on kõik hästi armsad ja nad ongi natuke kõik omamoodi erinevad ja nende selline elujaatav vaade on nõksa erinev, aga samas nad ajavad kõik ühist asja ja see on tegelikult tore ja see Makkide pere tegelikult ongi hästi tore, et üldjuhul ma ei ole ausalt öeldes päriselt nagu näinud, et seal oleks nagu inimesi, kes tahavad nagu parastada või üksteisele nii-öelda pahasti öelda. See on hästi toetav, hästi siuke toetav ja mõnus suur pere. Ja kui seal on ka, muidugi loomulikult on ju see, et on alati mingisuguseid kitsaskohti, siis tegelikult me püüame koheselt ikkagi reageerida ja leida nendele murekohtadele lahendusi.
seepärast, et lõppkokkuvõttes, kui konsultandil on mure, siis see ju kandub lõpuks kuidagi pidi nii või teisiti, kui palju ka ta ei taha nagu pingutada, et see ei kandub ju edasi ka nii-öelda kliendile. Ja sellepärast me võtame seda ikkagi täie tõsidusega, et kõik jääksid rahule. Eesmärk lõppkokkuvõttes on ikkagi see piirkonna areng ju ja ka Eesti areng on ju. Just, ja see on kõige olulisem, et kõikides piirkondades oleks areng edasi, sest lõppkokkuvõttes läbi selle arengu me ju ise kogukondadena tarbime, saame parema elukeskkonna, ettevõtlus, meil on töökohad olemas. See on lihtsalt tegelikult nii alus vundament selle jaoks, et me eestlastena eksisteerida saame ja elu ei sureks väljaspoolt Tallinnat välja. Kuigi meil on ka Harjumaa olemas ja Harjumaa on ka hästi tubli. Et jah, see on oluline või näiteks nagu me ka ennimast korraks rääkisime, et arenduskeskused tegelikult ju lähtuvad väga palju enne kõik oma tegevusest maakondlikust arengustrateegiast, mille on ju erinevad omavalitsused tulnud kokku ja võtnud endale sihiks. Ja arenduskeskused toetavad igal võimalikul viisil, et need suured visioonid ja eesmärgid saaksid ellu viidud. Ma mõtlengi, et kui igal piirkonnal on oma selline arengustrateegia visioon, eks ju, siis need ju ei pruugi nagu täielikult kattuda nagu omavahel. Et seal on ikkagi ju erisusi, igal piirkonnal erisusi, et kuidas seal see ühisosa siis nagu nii-öelda leida? Ei saagi kattuda ja ei peagi kattuma, iga piirkond ongi erinev, et võtame näiteks meie Ida-Virumaa poole, täiesti teine, võrreldes näiteks Pärnumaaga. Meil ongi turismi pool selline siuke pehmem nagu vaade, eks Ida-Viru poole peal on, nagu me teame, sellist tööstuse poolt, filmilinnakud, kõik need muud arengud, need vooks on hoopis erinevad, aga samas see on nii ülioluline, et olekski erinevad, sellepärast et muidu me jääksime üksteise vahel natuke nõksa nagu konkureerima ja kasutagem ära seda potentsiaali, mis igas piirkonnas on nagu eripärast ja sellist tugevust ja võimalust. Ja me tegelikult ju täiustame üksteist sellel pisikesel Eestimaa lapikesel sõna otseses mõttes, et see erinevus pigem nagu rikastab ja samas nad toetavad, nad õpivad üksteiselt ja nii ongi. No sa oled olnud seal nüüd siis, ma sain aru veebruarikuust, eks ju, et kui palju sa tunned, et juba praeguseks hetkeks on sind see kuidagi nagu avardanud, rikastanud ja sinu mõtteid kuidagi veelgi suurematele visioonidele suunanud? Üsna palju, ent ma arvan, et see on jääme tipp alles. Ma arvan, et see on alles jääme tipp, sest ühtegi päeva ei möödu, kus see midagi uut ei õpi. Ausalt öeldes ma pean ütlema, et maakondlikud arenduskeskused, selline katusorganisatsioon, ma ei teadnud, et olemas on. Ma tean, meil on Pärnumaal olemas, ma olen ka kuulnud, et on mõnes piirkonnas veel on ju, tuleb peale, et kõikides on olemas. Just. Ja siis ma mõtlesingi, et huvitav, et kuidas ma nagu seda üldse ei teadnud või miks see üldse pole minu teadvusesse jõudnud. Aga võib-olla see ongi see, kui ei ole nagu endal otsest kontakti, ei ole seda oma inimest, kes sellega oleks seotud, on ju, et siis nagu ei saagi teada. Ma arvan, see on ka võib-olla see põhjus, et see katusorganisatsioon otseselt lõppkliendiga või lõppkodanikuga, ma ei tea, selle jaoks ei ole eesti keeles ma ühte head sõna välja mõelnud, otseselt ju ei suhtle. Ehk siis meie kodanikega, ettevõtjatega, kodanikuühiskonna aktivistidega suhtlevad enne kõike maakondlikud arenduskeskused koha peal ja katusorganisatsioonini kahjuks nüüd ei jõua. Meie jõuame, ütleme niiviisi, et minu roll on suhelda ja olla abiks just nendele maakondlikele arenduskeskuste juhtidele enne kõike ja keskuste töötajatele. Ja kui palju neid oli, tuleta mulle meelde umbes? Ma tahaks öelda, et see jääb 167 kanti. Ma julge päris pead anda, mõnikord äkki keegi on täna juurde võetud või keegi on mingil põhjusel läinud pikemale puhkusele, ei tea, aga umbes nii peaks olema. Kuidas see mõte sinuni jõudis, see tööpakkumine või see teadmine, et selline koht on nii-öelda vaba? See jõudis läbi sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedias seda lihtsalt oli ühel hetkel väga palju silme ees. Kuna eelmisel aastal ju pärast valimisi toimusid poliitmaastikus muutused, siis tuli lahtiste silmade ja kõrvadega natuke hakka rohkem ringi vaatama ja uut ametit otsima. Ja siis ma nagu mõtlesin, et tegelikult
see oleks miskit, kus ma saaksin ise palju juurde õppida ja saaksin ise omalt poolt nagu mõnuga nagu panustada ka. Ja siis ma otsustasingi, et ma kandideerin sinna täitsa ausal teel. Ja see oli väga huvitav ja vahva kogemus. Ja ma olin väga kindel, et ma sinna ei saa. Aga eluteed ongi natuke omamoodi huvitavad ja ühel hetkel nüüd ütlesid, et kuule, et nüüd oleks aeg tulla, et tule siis. Ma ütlesin, et okei. Ma sain aru, et kandidaate oli hästi palju ja erinevaid oore oli ka päris palju, et see Kadalip ja Sõel oli päris tihe ikkagi. Jah, oli küll jah, aga samas kui ma täna hommik uudisidki lugesin, siis ma vaatasin täpselt samamoodi, et kui mina nii-öelda nagu aasta alguses otsisin uut ametit ja kandideerisin sellele, siis meid oli ka peaaegu ligi 100 ehk natuke vist alla 96, kui ma eksi oli. Siis ma vaatasin, tegelikult on see täiesti uus tavapärane trend, et uudistiski täna lugesin, et keskelt läbi ikkagi ühele ametikohale ikkagi laekubki 100 taotlust. Ja siis ma mõtlen, et see on nii raske leida just endale õige inimene, või ma mõtlen nüüd üleilmist ametit nii-öelda noorte poole pealt, siis kui sa pidid, ikkagi see on nagu platvorm, kus kohas sa nii-öelda arened, sa jõuad kuskile tasemele, siis sa lähed, siis sul on nii-öelda avatud tiivad ja lähedki ja lähed kõrgustesse kaugele, eks. Ja siis sa pead hakkama otsima uut inimest ja see on tegelikult ühele ettevõtjale või organisatsiooni juhtkonnale ikkagi tegelikult üks paras peavalu, ükskõik, olgu see kas või linnavalitsusel või olgu see noortemaailmas, ükskõik kus, et leida just õige inimene, kel silm särab, kes päriselt tahab teha ja siis selekteerida see terad nii-öelda sealt sõkaldest välja ja leida just ja siis olla nagu kindel, et äkki läks hästi seekord. Äkki ta jääb ka püsima. Äkki ta jääb püsima ka peale 2-3 kuud või et äkki ta jääb püsima aasta või 2 pärast. Et see on selline huvitav protsess ja ma ei kadesta neid inimesi, kes seda peavad tegema. Jaa, et see kahtlus alati, et huvitav, kas ma nüüd tegin, sellel hetkel, kas ma tegin õige valiku, see on paratamatu. See muidugi hajub, kui juba inimene on tööl ja aasta 2-3 on möödas, aga algul on küll see, et kas ma nüüd tegin õige valiku. Aga minu puhul mul on jätkuvalt väga hea meel sellest, et nad on hästi toetavad. Nad on nagu tõesti, ma ei väsi nagu kordamast, et üks suur pere, kes tegelikult ikkagi hoiavad hästi kokku ja nad on toredad. Kui sa selle töökuulutuse leidsid ja mõtlesid, et kandideerid ja nüüd oled seal juba päris pikalt ametis ka olnud, et kui palju see arvamus sellest tööst ja tegelikkus siis oli erinev või sama? Et kas oli midagi sellist, millega sa võib-olla ei osanud, sa ei pea isegi välja tooma, kui oli, võib-olla ka ei olnud. Et mille puhul sa mõtlesid, et okei, seda osa ma isegi osanud arvata, et see on selle töö juures nii-öelda. Pigem, et kas seal on olnud üllatusi, see mõtled, mida ma ei osanud aimata. Ma arvan, et üllatusi on pea iga nädal, mitte iga päev. Ent nad on olnud hästi toredad üllatused ja need ei ole mitte ükski olnud konti murdev. Ja üllatused ma vaatan nüüd alati positiivsest nurgast, sest see on see, mida sa saad hakata otsast nii-öelda lahendama ja sul on võimalik jälle areneda. Sul otsas mõttes, kui mitte mingisuguseid üllatusi ei oleks, siis oleks see lihtsalt rutiinne igav tegevus ja siis peaksid otsa vaatama, et kas oled õiges kohas, kui sul enam kuskil areneda ega õppida ei ole. Ja samas see nagu tekitab sellist motivatsiooni ka, et kas ma saan hakkama, kas ma saan selle probleemi ära lahendada. Nii et ma pigem vastan sulle siis niiviisi, et ma arvan, et iga nädal on üllatusi. Ja teine asi on see, kui sa seal midagi ära lahendad, siis see eduelamuse tunne on nii hea. Ja. See on ikkagi see tunne, et jess, et ma sain ühe asjaga jälle hakkama ja see on tegelikult väga-väga oluline inimesele. Et see enese realiseerimine tööalaselt, see on nii tohutult oluline, me võib-olla isegi ei teadvusta seda piisavalt endale. Ma olen sinuga nõus. Võib-olla ma tooks selle erinevuse, et erasektoris töötades ja näiteks avalikus sektoris töötades ja ka näiteks tänases ametis töötades on tööprotsesside kiirused ja tulemid erinevad. Sa võid tohutult tahta kiirelt ära lahendada probleemi ja oled ka omalt poolt justkui nagu kõik ära teinud. Nagu tulemiga läheb aeg. Ja siis on nagu see, et mõtled, et erasektoris sa näed, et on probleem, väga hea, mul on lahendus. Mõtlen igaks juhuks veel läbi kõik erinevad versioonid, et kas see on ikka kõige parem lahendus, arutan ka tarkade inimestega, et okei, nii ja tegutsema, teeme ära, kõik võtab järgmise teema, et siin nagu nii näiteks linnavalitsuses
kui ka tegelikult tänases ametis. Sa näed probleemi, sa lahendad oma arvates ära, aga kohe ei tule seda tulemust. See lahendus loksub sinuni või siis nii-öelda nendeli mingisuguses teises ajatempos, sest sinust kahjuks ei sõltu nii palju, et sa oled üks fragment ühes suures pikas pusles. Ja sa pead nii palju erinevate osapooltega arvestama. Just, ja siis sinu lahendus on kuskil lahenduste puntras ja keegi kuskil lisaks veel keegi ka nagu peab selleni jõudma, aga see võtab nii-öelda nagu aega selle. Et see on nagu see, mida ma õpin ka. Ma õpin oma kärsitust taltsutama. Pidin just ütlema, et sa oled ometigi see, kes nagu, teeme ära, tehtud on ju. See on minu väljakutse. Just. Aga sa teed õige asja veel, et kui sul ei ole mingist osast enam võimalik heas mõttes areneda, et siis nagu tasub otsa vaadata, et aga oota, kas mul siis nagu on midagi pakkuda üldse. Ja ma hakkasin mõtlema, kas me oleme rääkinud üldse sellest, kuidas sa tööga noortega pihta hakkasid. Vist ei ole, on ju? Et kuidas sa siis selleni jõudsid, et noorte jaoks olemas olla nii-öelda? Ma mõtlen, et ma olen üldse kuidagi igasse ametisse kuidagi kummaliselt nagu sattunud. Nad nagu kuidagi nagu sattuvad mu tee peale. Kuigi, nagu ma ütlesin, viimasel korral ma nagu kandideerisin ikkagi. Aga noorte juurde ma sattusin kuidagi kummalisel moel. Ja see oli, ma arvan, äkki oli aasta 2008-2009, kus me kuidagi toimetasime aktiivsemalt just kodanike ühiskonna projektidega ja kuidagi pidi sattusin ma kokku toonase organisatsiooniga, nagu oli Sina ehk. See oli suured ideed noorte algatusel. Selline organisatsioon oli üle-eestiline. Ja kuidagi sattusin ma koordineerima just Pärnumaa poolt siis. Ja seal oli ka, et me tegime siis selliseid suuri seminare, koolitusi ja just kooli noortele suunatult. Ja noored panid kokku oma pundid ja neil oli oma idee, see võis olla sotsiaalne idee, aga see võis olla ka ettevõtlusega seotud idee ja me leidsime igale noore pundile või meeskonnale juurde ka mentori ettevõtja näol. Ja nad olid tegelikult ikkagi väga arvestatavad mentorid ja see idee oli nii-öelda läbi mõtestatud. Sinna tuli meie poolt nii-öelda nagu tugi protsessist nagu juurde, et nad said oma ideed ellu viia. Oli see siis mingi sotsiaalne projekt, oli see mingi ettevõtlusprojekt, oli see mingi üritus, aga nad said endale päris hea kogemuse. Ja sealt edasi kuidagi pidi, kui ma mõtlen, kuidas me nagu paiku selle sattusin, siis see on ka, võib-olla väga täpselt ei mäleta, aga meil oli paikusel Kati Popp toona, nüüd on ta aumeister. Ja tema toimetas noortekeskuses ja ma mäletan, et kuidagi pidi oli see periood, kus E4 kaudu hakati oluliseks pidama just noorte häält ja loodama noorte volikogusid. Ja siis kuidagi Kati nagu, me sattusime kuidagi kokku ja Kati ütles, et ole hea, et pea seda nagu eest, et teeme paikusele ka nagu noorte volikogu. Ja siis tal oli väga äge noortepunt, päriselt äge, selline, nad on tänaseks, juba tänaseks kõik nii vanaks saanud, ma ütlen selle kohta. Siis ma mõtlen selle peale, et kui nemad on vanad, siis vana mina veel olen. Aga nad olid ägedad ja siis me tegime igasuguseid toredaid asju ja võtsime sõna ja käisime volikogus. Me tegime ikka päriselt noorte volikogu komisjonid ja kõik jutud ja integreerisime seda nii-öelda nagu siis paikuse volikoguga, kes toona nagu täiesti toimetas. Ja mis oli väga okei, sest et toona vallavalitsus oli hästi avatud sellele koostööle, mis tähendas juba, et tegelikult paikuse vallavalitsus toetas igati pidi kõiki ja kõike, mis oli seotud noortega. Mis oli hästi armas, et nad olid hästi avatud sellele mõttele. Ja sellest noorte volikogust teemast ühel hetkel, ma mäletan, et Katsu, et temal on nüüd uued tuuled, et kuule, tule nüüd, tee nüüd tema asju ka natuke ja siis ta läks ära. Ja siis ma sinna nagu kuidagi sattusingi ja see oli ka hästi äge, et sellepärast, et seda nooruslikku energiat, mis seal nagu iga päev oli võimalik nagu kogeda. Ja see meeskond meil oli pisikene, aga hästi tore meeskond ja me saime tegelikult ikkagi väga palju väga ägedaid asju ja üritusi ja koolitusi ja väljasõite ja kõike teha. Me kirjutasime palju projekte ja me mõtlesime hästi palju selle peale, mis nii-öelda arendaks noort.
ennekõike, et mis oleks noorele vaja, et silmaring arendaks, kogemust annaks, õpet annaks. Ja et kui noor nii-öelda jõuab ühele hetkele, kus ta nii-öelda pesast välja lendab, et tal oleks mingisugunegi iva, et mida ta võiks tahta elus nagu teha. Ja siis selle toreda meeskonnaga me niiviisi kuidagi toimetama hakkasimegi ja siis oli palju tegelikult üleriigilisi programme ka. Me kuulusime ka Eesti Anki alla, mis on Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus. Ja see oli periood, kus kohas oli ka selliseid suuri mitmeaastalisi programme või projekte siis ESF-i kaudu, kus saigi spetsialiseeruda päris mitmele valdkonnale, et kas siis need olid need noored või olid need näiteks murdepunkti noored. Me kaasasime väga võimalikult palju ka neid noori, kes võib-olla hakkasid libastama kuskil nii-öelda heatahtlikust eest natuke lustakamale nii-öelda maailma. Et ega siis noor ei ole ju hingelt ju halb, ta ju tegelikult ei taha midagi halba. Ta võib lihtsalt eksida ära oma tajus, et kas see, mis ta teeb, on õige. Ja kui talt näiteks seda tuge ei tule adekvaatselt kodus kaasa, siis tihtipeale mõne lihtsalt ei olnud kodu. Siis me lõime võrgustiku, tugivõrgustiku võimalikult paljudest koostööpartneritest, et see noor oleks hoitud ja et ta oleks oma kindel õigel rajal. Ja ma pean tunnistama, et kui ma tagant järgi vaatan, siis on nagu hästi läinud nende noortega. Ja ma mäletan seda, nüüd ma jällegi räägin, ma olen vanem inimene juba, aga tegelikult ma arvan, et kõige mõnusam tunne on olnud selle juures see, et toona olnud noor, kes nagu tegi igasuguseid riukaliike tegevusi ja keda me tema silmis ilmselt kiusasime, tema silmis, kuigi me püüdsime teda ju nii-öelda nagu hoida ja natuke pahandasime ta peale ja suunasime ja noomisime ja ta ilmselt toona ei saanud sellest väga täpselt aru. Siis aastaid hiljem on päris mitmeid tulnud ja öelnud, tead, ma nüüd tagantjärgina saan aru küll, tegelikult olite ikka uskumatult kannatlikud, et olite nii ägedad. Aitäh teile selle eest. Ja see on hästi armas olnud, et nüüd nad nagu kuidagi on selles keerulises perioodis nii-öelda nagu suureks kasvanud ja nüüd nad nagu mõistavad seda, et toona tundus see neile kiuslik, aga et tegelikult see ei olnudki nagu kiusamise pärast. Ja ma ikka mõtlen suures pildis näiteks inimese arengu poole pealt ongi kuidagi väga kummaline, et noorele antakse see kõige raskem periood. Antaks meile see nii-öelda see raskus kanda näiteks tänases vanuses. Siis sa kaalutleksid, mõtleksid, analüüsiksid ja ilmselt eksiksid vähem. Aga sa sünnid tänasel hetkel siia ilma ja siis tegelikult see vanusegrupp läheb järjest nooremaks, kes nii-öelda nagu visatakse sellesse suurde maailmas olevasse pöörisesse, et saage nüüd ise hakkama. Et kui sa vaatad esimeses, teises, kolmandas klassis, kolmas klass on juba raudselt, täielik action käib. Ta peab hakkama saama, aga ta isegi ju veel alles avastab maailma. Me ju ei tunne ise ennastki juba tänases vanuses, me veel ikka vaatame peeglis ja mõtleme, et kes ma siis olen või mis ma siis nagu tahan elult. Või et kes ma päriselt olen, mida teab siis laps, kes on võib-olla 6, 7, 8 aastane, ammugi 10 aastane või 12 aastane, kes mõjutatav on nagu kogu sellest keskkonnast ja kui tal ei ole ka kodus tuge juures, et tal ongi hästi raske. Nii et selles suhtes see oli, ma arvan, hästi tänuväärne töö. Ja need inimesed, kes täna seda tööd jätkuvalt teevad, et seda hinnatakse minu arvates kuidagi ebaõiglaselt vähe. Aga samas ma arvan, et need inimesed ei tee seda tööd tööpärast, vaid nad teevad seda missioonitundest. Et see on nagu fakt, et sa ei tee seda palga pärast, sest palka sul seal ei ole. Ja sa ei tee seda millegi pärast, et sa tahaksid, ma ei tea, aega surnuks lüüa. Sa teed seda selle pärast, et sa tegelikult päriselt tahad aidata. Nii palju, kui mina sind tean, aastaid läbi sinu tegemist ja tööde, siis ma saan ka öelda, et sa oled inimene, kes tegeleb läbi missioonitunde. Vahet pole, kus sa siis oled, kas või täna. Kui sul nagu seda tunnet ei ole, et sa tahaks nagu teha, siis see vale koha peal, siis jääks igav. Ma arvan, et kui sa nagu tee nagu südamega ja tee päriselt ja kui see nagu ühel hetkel ammendub, siis ei ole mõtet nagu sinna tiksuma ju jääda, et nagu ma ennem ütlesin ka, jää inimeseks ja mõtle selle peale, et sa kunagi ei tea, mis on need põhjused kellegil olnud, miks ta on tänasel eluhetkel just täpselt selles kohas, kus ta täna on. Issand, on nii ilusad mõtted, mille pealt kokku võtta, nii et täna võtame siit siis kokku. Just. Aitäh sulle, armas Marika, väga tore oli.
hästi palju avardav, hästi palju inspireeriv. Ja ma väga loodan, et kui me siin mõne aasta pärast uuesti räägime, mine sa isahane tea mis teemadel, et siis sul jätkuvalt silm samamoodi särab, nagu ta on kogu aeg säranud ja et siis sul on mingisuguseid põnevaid uudiseid veel tuua. Just, aitäh sulle kutsumast, väga armas hommikupoolik.